laupäeva hommik, kell on umbes 9 ja küsiksin teie käest juba ühe viktoriini küsimuse. Mida kujutab teie arvates see osake Saaremaast minu selja taga? Vastus, see on Saaremaa uus süda, mis tänasest on avatud kõikide jaoks. Ehk et tegemist on matkateega Saaremaa süda. Ja hakkaski koheselt sigimne-sagimne siin matka punktiks määratud kihelkonna alevikus pihta. Auväärse nimega Saaremaa matkaklubi Töll ja Piret oli kaardile maha märkinud Eesti riigi juubeliaastaks südamekujulise matkaraja, mis enam kui 100 kilomeetri pikkune ja täna mindi seda päris esimest korda läbima. On sellel marsruutil midagi erilist? Kui tervikuna võtta neid? No ikka, Saaremaa on ikka üleni eriline. Hästi palju pankrannikuid on kokkuvõttes selle tee peal, 5-6 erinevat panka. Ma arvan, et rajal võib olla just sellist ilusat loodust, värsket õhku, et võib-olla just, et saada selles mõttes head energiat ja kuna täna on ka muinastuleöö, siis võib-olla jääb ka mõni muinastuli ette, et see oleks ka nagu võib-olla üks uus koht, kus olla siis. Vaadates nüüd teie kotte siin suht tagasihoidlik võrreldes mõne muu rattaga. Ma seekord pean leppima ühepäevase osaga, et teine osa jääb tegemata, teen tagant järele. Mida te loodate sellelt rajalt? Ma arvan, et see on väga põnev rada, et ta on selline vaheldusrikas, kulgeb mere ääres, see vaade kindlasti on äge ja avastad uusi kohti muidugi, et see rattaga sõitmine on selles mõttes väga huvitav, et autoga sõidad mööda, rattaga sa näed ikkagi rohkem. Et oleks siis kerge jalg sammuda kõigil, kes seda rada läbivad. See on nii palju kive juba. Meil tuleb 2 päeva täiesti sellist nauditavat loodust, ajalugu, kindlasti sellist vahvat uute inimeste tundmaõppimist. Ma ise tulin just eile Norrast 4-päevaselt seljakoti matkalt ja see on täpselt seesama, mida saab nüüd edaspidi Saaremaal teha. Ja seljakoti selga 4 päeva, 100 kilomeetrit. Matkaklubi eesmärgis pole enam kui aasta jooksul olnud sugugi nii-öelda kilomeetreid koguda, vaid ennast ka harida. Seetõttu tehakse ka erinevates kohtades peatusi, kus jagatakse piirkonna kohta erinevaid teadmisi. See ongi olnud enam kui aasta tagasi sündinud matkaklubi üheks oluliseks ja peamiseks eripäraks. Ütle, kas igav ei ole Saaremaal matkata? Meie oma saari on. See on hea küsimus. ei ole veel vist ühtegi matka, kus keegi midagi uut enda jaoks ei leia. Et alati meil on kas giid koha peal või siis keegi lihtsalt kohalik inimene räägib meile kodulugu, kultuuri, ajalugu, loodust, et alati saame mingi sellise uue nüansi juurde. Et me ei käi ainult lihtsalt looduses seiklemas, mida võiks igaüks ise teha, vaid ongi see, et see on selle grupi ja ühiskäimise nagu võlu. Oled väsinud ka? Natukene. Kui pikalt sa plaanid sõita? Ma ei tea, üritan ikka lõpuni sõita. See tähendab 2 päeva või? Jah. On see sinu esimene pikem matk või? Jah. Öelge, kas olete juba pidanud siit dopingut ka kasutama? No ikka, ma olen siin rahvale andnud, et muidu klopib moosiks, tead. Matkamise fenomen. No ma enda seisukohast, et minul on see tööst välja lülitamise ja iseendaga olemise ja mõtete lugemise koht, et ma meditatsiooniga ei tegele, aga ma kujutan ette, et just selle rattamatkaga ja kõndimisega, et siis sa saadki iseenda sisse vaadata ja selle rahu leida ja jälle oma mõtteid korrastada. Meil omavahel arutasime, et mida head võiks teha Saaremaal just selle matkaklubi poole pealt, et mida me suudaksime pakkuda, mis oleks Saaremaale tore, mis oleks Eestile tore. Ja siis kuidagi kujunes, vaatasime kaarti, et aga meil on siin süda olemas. Et see kuidagi täiesti loomulikult tekkis, et aga meil on süda ja siis me lihtsalt kaardistasime selle ära. See süda on kõigi jaoks? See süda on kõigi jaoks avatud.